Hello YouTube, siin on teiega jälle Hani ja täna ma räägin teile, kuidas käib maakaelu. Maakaelu käib selline, ärkan iga hommik kell 6 ja nõue minen prügi ära viskama ja kui ma seda ära ei tee, saan ilmselt peksa. Ja pärast prügi äraviskamist me pöördume raudtee poole, sest esimene rong vara hommikul tuleb seal 7:30. Nii et me peame vara astuma ja sinna veel 10 kilomeetrit kõndida, nii et hop-hop. Et seda teekonda nagu peeta kasulikuks, siis siit leiab tee pealt võib ette sattuda igasuguseid lahedaid ja erinevaid asju, näiteks vahepeal prügikastistest leiame taarat, viime taara automaati ja saab pappi. Täitsa kasulik. Ja kui sa niimoodi edasi jätkad, siis ma ei tea, saab paari aastaga päris mitu tonni eurot. Oleneb, kus sa seda teed. Ma olen mõelnud, et võiks ükskord linna ka nagu taara korjama minna. Sealt nagu ilusti korjadeks võid saata sealt sotta kätte ilusti päevaga. Mani jookseb. Vahepeal käin lihtsalt siin enda kodukülas ringi ja käin nagu vaatan, kas siin on kõik kontrolli all, nagu olen nagu see linnakontroll, nagu vaatan, kas kõik on ilusti korras. Näiteks siin on meil üks lauluraava, praegust on seal kõik ilusti korras, eks, aga vahepeal seal toimub üritusi ja igasuguseid asju veel ja kooli lõpuaktuseid näiteks. Ja kui seal on ürituseks ja sealt saab kuradi hea summa tarat, mingi 5 eurot, kui hästi veab. Mina olen selle kandi kõige rikkam inimene. Fakt. Ma loodan niimoodi, et ma teenist eelmise kuuga 103 eurot ja sellepärast olengi iga selle koha kõige rikkam inimene. Pilti või? Jah. Ja nüüd sinna rongi juurde teenin veel seal 1,2 kilomeetrit. Jah, täpselt 1,2 kilomeetrit. Selle 1,2 kilomeetrit on täpselt raudteeni juurde ja siis veel meie kohani veel 5 kilomeetrit, nii et seal 6,2 kilti läheb veel. Nii et jõuab ilusti. Hano. Me tulime raudtee juurde sellepärast, et nagu vaadata ilusti rongi ja siis paneme mündid siia rööpa peale, eks. Nüüd rong sõidab neist läbi, eks. Ja tekivad ilusad mustrilised mündid, nagu näiteks need 2 sellised. Neid võib ka kusagil mujal sepitseda, näiteks Rakvere kindluses. Aga need on väga väärtuslikud meie kodukohas ja mul on neid 16 tükki. Praegust te nägite, kuidas rong sõitis mööda ja nüüd lähme neid otsima. Näe, vaadake, millised mustrid tekivad. Ilusad sellised. Vaadake, kui ilusa lille ma leidsin. Päris näma. Seda saab isegi vitsupottides kasutada. Me tegime seda eile õhtul täpselt samamoodi, leidsime nendest 4 münti. Ülejäänud kadusid ära, nüüd saame neid üles otsida. Nii, leidsime eilsest ühe maha jäänud mündi, mida me ei näinud. Oli ikka väärt ikka siia tulemas 10 kilti, ilus jõgi, meie armas Loobujõge, kus me käime iga suvi ujumas, sellest tuleb ka võib-olla video, kes teab. Oleb siia teinud isegi kivist tammi ja blablabla. Vaadake, kui ilus jõgi, siin kohe peab ujuma. Ja te võite siia ka jõkke ujuma tulla, kui te leiate selle. Ja näed, kivikesed, nagu kalliskivid sellised, raudteearmsed.
ma vaikse kogu aeg kogusin neid, issand. Terve kauss oli neid täis. 10 kilo oli sellised kivis. Ja nüüd üks väike sulps. Oi, see läheb 17. Äkki. Ja, ilus. Praegu sõitis just mööda teine rong, mis tuli Rakverast, eelmine oli Tallinnast ja panime uued mindid käiku ja nüüd lähme otsime need ruttu üle. Kolm minti juba. Kuradi päris lapikud. Nüüd vaadake meie armast mündikogu. Meil on siin 20-sed, 10-sed, 5 ja 2 sendised, aga meil on siin väike probleem. Nende kõige suuremate müntidega, näiteks 50 senti, euro ja 2 senti, neid me üldse ei ja need nagu tõmbaksid jästa kohe meie juurest. Eks peab neid mingi päev otsima tulema, kui lumin rohkem ära sulanud. Siis saab näidata teile. Tähele panime nende 5 sentidega nagu siia äärtesse tuli nagu väikesed augukesed nagu. Ma ei tea, kuidas neid võiks seletada. Lihtsalt. Kas paneme ühe kivi alla, et nagu tunneksite ära, kuhu ma selle peitsin. Ja, et keegi suuakas ei võtaks. No nii, sest nüüd näed, teate, Kadrina, see koht, üks münt on selle kivi all. Üks münt on selle kivi all. Vaata, mida ma märkasin. Vaata, ma märkasin, siin nagu oleks Soome, Rootsi ja Norra siin nagu kokku see põhjaala siin. Täitsa meenutab ju seda. Jaa, üks münt on selle kivi all siin. Teine on selle kivi all. Ja viimane on seal vee sees, no suvel ma ei tea, võib-olla võtate võt siis selle kivist siia poole umbes, kuskil siin. Ja nüüd ma näitan teile siin ühe väikse lõbustuse, kui see peaks veel teile. Ja nüüd on minu kord. Su kurat!